Suvel pääses siit Pedassaare paadisiidalt veel kuiva jalaga kaldale. Praeguseks on veepind mitukümmend sentimeetrit tõusnud. Kas Pedassaart ähvardab uppumine? No ei ole nii hull asi. Tegemist on augustikuuga ja sügisese kõrge veeseisuga. Et õnneks on see väga hea mere seisukohalt, ta puhastub. Nagu me siin praegu nägime, et meri on päris vetikat täis ja Läänemeri on üldse üks maailma saastunuim veekogu, nii et mida kõrgem vesi ja mida kõvemad tuuled, seda parem see mere tervisele on tegelikult. Aga vee alla saar ei jää? Vee alla ei jää, sest et Pedassaar on nendest Kolga lahe saartest kõige kõrgem, maksimaalselt kuni 13 meetrit ja üldse Eesti maa ju kerkib kogu aeg, nagu me teame. Soome lahes asuva tillukese Pedassaare rannajoone pikkus on umbes 6 kilomeetrit ja selle maa läbimiseks peaks kuluma 3 tundi. Et aga iga käänaku taga on uued põnevad vaated, mis seisatama sunnivad, saab kiiresti selgeks, et nii kähku siiski toime ei tule. See rand on siin juba täitsa ujumiseks sobilik. Nüüd on jah, see ilusam rand jäänud siia rohkem lääne poole, et seal sadama kohas oli varem väga ilus rand, aga seal on nüüd tulnud liiv ära läinud ja väga palju vetikat visanud. Siin ei ole nii sügav, aga seal, kus me randusime, seal on ainulaadne koht, kus hoovus hoiab seda liiva nii väga terava või kõrge nurga all. Nii et saab randuda lausa suurte alustega, suurte paatidega, et veepiirist 3 meetri kaugus on üle pea vesi juba. Edela suunas avanev lahekene on väga ilus ja seal on kaugemal siis juba kõige kõrgem koht ehk Landvaotsa siis see Pedassaare läänetipp. Pedassaar on üldse ligi ruutkilomeeter suur, 0,9 täpsemalt ja sellega siis neist Kolga lahe 13 saarest peaaegu et kõige suurem koos Rammuga. Aga Pedassaarel ei ole kunagi inimest elanud. Siin on olnud metsane, ta on kõige metsasem saar ka, lisaks selle kõige kõrgem on. Ja siin on metsavahi koht olnud. Ta on üks metsavahi pere on elanud siin 19. sajandil. Ja hiljem oli veel piirivalvekordon siin mõni aeg, saari ajal. Ja pärast seda nüüd on ainult üks saunakene, mida saab siis igaüks rentida, kes tahab siin saarel puhata. Mis see põhjus võib olla, et inimesed siin elada pole tahtnud? Raske öelda. Ei ole põllumaad, ma arvan, on põhiline see muidugi. Teravilja pole siin eriti kunagi kasutatud, aga ikkagi kartulit ja köögivilja on. Aga Pedassaar on nii liivane ja niisugune männi metsaga kaetud, eks ta sellest see tema nimigi. Pedajast teatavasti on ju mänd. Nii et sellepärast ikkagi ei ole siin nagu püsi elukohta omale valitud. Et enne kõik ikka siis suvituspaik, kus siis neid viljakamaid saari hea vaadata on. Just. Kuigi parimad suvitusilmad jäävad selleks aastaks juba selja taha, on Pedassaare liivane rannariba piisavalt ahvatlev, et hetkeks maha istuda ja jalgu puhata. Pedassaare taimestik vist väga rikkalik ei ole, aga mõned liigid siin ikkagi kasvavad. No, taimestik on suhteliselt rikkalik, aga rannataimedele iseloomulik võrreldes väikesaartele, et siin on selline suhe ongi, et mida suurem saar, seda rohkem taimeliiki, et näiteks Rammu saarel on loodud kokku 226 liiki ja Pedassaarel siis natukene vähem, aga ikka taimi on palju ja kõige iseloomulikumad siin nüüd rannalibal on muidugi see kõrge vareskaer, jätab sellise viljapea mulje, seda on kõik liivarannad täis. Siis on merihumur, selline pisikene siin minu kõrval. Teda siin ei ole väga padjandina, mõnel pool ta katab seal lõuna pool eriti, katab lausa liiva padjanditena ja mis siis kõige haruldasem liik on siin on siis seesama ilus õitsev veel randseaernes, mis on looduskaitsealune liik. Teda on siin üldiselt väga palju, aga ta enam ei õitse, nii et me leidsime siin ka õitsva osa ja siis sealt natukene eemal paistab meil selline lillade õitega merisinep. See on ka iseloomulik väga. Ja muidugi need kurdlehine kibuvits ehk siis Rosa rugosa, mille põõsad me siin madalaid igal pool näeme ja siin olen mina näinud ka väga haruldast valgeõielist vormi. Põnevaid kooslusi leiab saarelt veel. Pruugib vaid mõned sammud sisemaa poole astuda ja Männimetsa-alune pakub taas avastamisrõõmu. No siin on nüüd ka köharohi omast käest võtta, kui tuul peaks liiga tegema. Jah, Islandi samblik, see rohekam seal. Ja üldse siin me oleme nüüd siin Nõlva peale tulnud siin samast tegelikult ranna ääres. Aga siin on juba hoopis teistmoodi biotoop jälle ja eelkõige just samblad ja samblikud, et meie vaatajad on kindlasti juba nii targad, et nad ei aja kunagi segamini ja teavad, et samblad on taimed ja samblikud on hoopis seene ja vetika siis sellised sümbioosid, et ei kuule küll see taimeriiki. Ja samblikest ongi siin just meie 2 Eesti kõige levinumat põdrasamblikku, siis see hallikam on siis harilik põdrasamblik ja see kollakam, mis ümaramaid vorme võtab, on siis Alpi põdrasamblik. Ja seal see Islandi oma on see rohekam vahel.
ja väga huvitavalt on see sammal ka, mida siin on vähe näha, aga see selline liiva, ma ei täpselt liiki ei oska öelda, aga liivalembes, et niisugused ülimadalad samblad, nii nagu moodustavad nagu golfimuru siin ümberringi igal pool ja muidugi siin õitsevad kanarpikud, praegu on augustikuu, aga siin kõrval, mis jääb küll varju, aga on niisugune iseloomulik kukemarja ring ja kukemari kasvab padjanditena ja laieneb ringikujuliselt ja see on just eriti iseloomulik Rammu ja Aksisaarele ja siin Pedassaarel ka. Seda nimetatakse siis kukemarja nõmmeks, seda biotoopi, kus me praegu istume. Nii et mõne ruutmeetri peal on tegelikult väga rikkalik. No ütleme nii, et ühest küljest ei ole ta muidugi mingi troopiline džungel, aga siiski selline omas karges ilus, selline madal ja mõnus loodus, mis sobib just puhkamiseks. Aga muidugi, mis on ka väga tuleõrn ja samblikud on ka väga tallamise õrnad. Seda, et mets on väga tuleõrn, sai Pedassaar tunda eelmise sajandi keskel, mil tuli suurema osa saare männimetsast tuhaks muutis. Sestap näebki saarel praegu peamiselt istutatud männikuid, kus puud on täpselt ühekõrgused, mõnes paigas lausa sirgetes ridades ja enamasti ka liiga tihedalt üksteise kõrval. 10 aastat tagasi paigutati siia puude otsa ka kosklate tarbeks pesakastid, aga tänaseks päevaks on need üsna armetusseisus. Katus on pealt kadunud ning asukad ammu ilma lahkunud. Ainult natukene munapuru on veel siin kasti põhjas ja millegipärast on ka üks räht siia uue augu toksinud. Miks kosklad oma elupaigad hülgasid, pole teada. Üks on aga kindel, vaate üle nurisemiseks neil küll põhjust olla ei saanud. No siit servalt on nüüd küll päris hea vaade kogu sellele Kolga lahele. Just, siin on kõige kõrgem koht, Landva ots. See on siis siin loetakse, et see järsak on lausa 8 meetrit, aga kaugemal ta tõuseb veel kõrgemale. Ja siin siis on see koht, kus meri siis murrutab seda liiva ja kruusakallast. Siin ju paekallast ei ole, erinevalt nüüd meie Põhja-Eesti pangast. Siin on ainult liiv ja moreen, setted. Ja need on muidugi nõrgemad ja annavad kergemini järele. Aga siit on jah ilus vaade, siin on kõik need saared näha. No siin oli siis omal ajal Koipsil elas 7 perekonda ja Rammul lausa 22 perekonda või talu. Nii et on olnud siis päris tihe asustus kuni 52 aastani, kui Nõukogude võim nad sealt siis ära deporteeris ja sundis maismaale minema selleks, et saaks rannariba kergemini valvata. Ja päris kaugel merest paistab siis veel Malusi saar, Lõuna-Malusi, seal on 3 saart, Põhja- ja Lõuna-Malusi. See oli väga kuulus omal ajal salapiirituse vedamiste peatuskoht ja muidugi ta on olnud ka kalurionnide või kalapüüdmiskoht. Ennem seda seal oli päris palju kala ja võrgukuure. Et mehed läksid siis kevadel saarele ja olid seal päris pikalt püügihooajal ööbisid. Aga päris püsivalt seal pole elatud. Aga et soomlastele piiritust lähemale viia, siis lausa tegutses kõrts seal Malusi, Lõuna-Malusi saare. Et viidi piiritust poole tee peale, seal oli veel legaalne müüa seda. Soomlastel oli lähem tulla. Seal Malusi saarel on ka ülgekoloonia. 1/3 Soome lahe ülgekolooniast, allülged. Umbes 20 looma on, nii on väidetud ja olen ise neid ka näinud seal. Edasi minnes muutub rannajoon üha kivisemaks, kuni liiv asendub täielikult kivikülviga. Ent pruugib vaid Pedassaare põhjatipu teisele küljele astuda, kui maastik taas muutub. Nüüd oleme tulnud siis siia põhjaotsale, Ulguots on tema nimi ja oleme siin idarannikul, mis nagu juba siin kaadrist näha, oleme hoopis teistmoodi loodus. Siin on rohi, siin on kõrkjad, siin on lepad kasvavad ja lindudele ka meeldib kangesti siin olla. Ja see kruusavall, mis me näeme ja lausa munakivid, see kõik on siia nüüd tormi poolt lisatud ja peamiselt just 2005. aasta torm, see suure jaanuari tormiga, mis meil Pärnut ja Haapsalu tuputas. Ja kogu see äär on, see idaäär on siis niimoodi kõrgemaks tõstetud. Lõpetame oma saarel hetke RMK metsamaja juures. Õigemini anname teate männipulga üle, sest sadamas ootab juba uus seltskond, kes Pedassaart avastama tulnud.